Lugupeetud raadiokuulajad, kuulete Kultuurisaat Roosiaed, minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema on Vatikani riigisekretäri visiit Eestisse ja täna esitan 3 küsimust kardinaal Pietro Parolinile ja esimene küsimus siis kõlab nii. The city of Rome is referred to as an internal city. Jesus Christ said to Saint Peter, you are Peter and this rock I will build my church. Rooma linna nimetatud igaveseks linnaks. Kristus ütles Peetrusele, sina oled Peetrus ja sellele kaljule ma ehitan oma kiriku ja põrguvaravad ei saa sellest võitu. Kirik on ikkagi alles, aga Euroopa on üha rohkem sekulariseerunud. Kas õhtumaa jääb kristlikuks ka järgnevateks sajanditeks? A very serious question. We hope so. We hope so that Europe will remain Christian. See on väga siiras küsimus. Me loodame seda, et Euroopa jääb kristlikuks. Because I think that Christianity and gospel is the real richness of Europe. It's not really not only the economic development, the social development. Sellepärast, et ma arvan, et Kristluse evangeelium on tõeline rikkus Euroopale. Euroopa ei ole ainult majanduslik areng, sotsiaalne areng ja poliitika printsiibid, vaid tõelise Euroopa jõuallikas on Euroopa kristlik minevik ja ma loodan, see jätkub järgnevatel sajanditel. But of course it remains if there is from our side, from the side of the church, the commitment just to evangelize again this land. This is, I think, the condition. We don't know about the future, of course. We are not. Aga loomulikult on meie kiriku kohustus pühenduda sellele, et Euroopa uuesti evangeliseerida. See on tingimus. Meie ei tea tulevikku muidugi, me ei ole prohvetid. Aga mida me teame, et Jumal küsib meilt jätkuvalt suuri jõupingutusi Euroopa evangeliseerimiseks ja et me oleksime evangeeliumi tunnistajad, see on meie ülesanne. Our task. The keys are depicted on the Vatican flag and coat of arms. What is the key for a postmodern Europe to understand the message of the church? Võtmed on kujutatud Vatikani vapil ja lipul. Mis on võti postmodernistliku Euroopa jaoks, et aru saada kiriku sõnumist, mis on kiriku sõnum ebakindlale, materialistlikule ja skeptilisele Euroopale? That is precisely a challenge. That is precisely the challenge and according to me is a big challenge. How to do in order to help the European to understand that the gospel, the message of gospel is an answer to their expectations, is able to fulfill their heart and their mind with a new significance, is able to bring joy. Pope Francis started is a programmatic document Evangelii Gaudium with this affirmation that gospel is bringing joy. If we want to translate joy with another word, we can speak about happiness, felicità, come si dice, happiness. See on kindlasti väljakutse, kuidas aidata Euroopat aru saada, et tõeline evangeeliumi sõnum on vastus ootustele, et on võimalik täita süda ja meel uue tähendusega. Et tuua rõõmu, paavst Franciscus kirjutas selle probleemi keskse dokumendi Evangelii Gaudium ehk rõõmu evangeeliumi. Kui me tahaksime tõlkida rõõmu teise sõnaga, siis me võime rääkida õnnest. Aga igaüks otsib õnne, isegi need, kes otsivad õnne kohast, kus nad seda ei leia. See on väljakutse, et näidata evangeeliumi kui vastust ihaldusväärsele õnne otsimisele, mida otsib iga inimese süda ja kuidas. Ma arvan, et selleks instrumendiks on isiklik tunnistus iga ühele. Inimesed meie kontinendil näevad, et tõelised kristlased on valmis tunnistama evangeeliumist ja et nad elavad sellisel viisil, rõõmurikkal ja entusiastlikul viisil. Evangeelium räägib pärli otsimisest, haarde otsimisest. See on tee, kuidas veenda neid, et on võimalik elada evangeeliumi kohaselt. They have found the pearl
they have found the treasure. And so then I think this is the way to convince them that is possible to live according to the gospel. And finally, Pope John Paul II visited in Estonia in 1993. Ja viimane küsimus. Paavst Johannes Paulus II külastas Eestit 1993. aastal. Ta oli esimene paavst, kes külastas Eestit. Kas me võime loota, et praegune paavst Franciscus külastab meid varsti? No, I just answered now the television the same question. I told them, and I repeat now, that the Pope was invited to come and to visit your land. The Pope has accepted in principle. Ma vastasin sama küsimust just televisioonile. Ma rääkisin neile ja kordan praegu, et paavst on kutsutud, et tulla teie maale visiidile. Paavst on aktsepteerinud põhimõtteliselt küllakutset. Lootkem, et ta leiab õige aja, et tulla ja külastada Eestit. Aga mul ei ole positsiooni, et ütelda aeg. Ma ise loodan, et see küllakutse saab reaalsuseks. Mille grazie. Grazie a lei. Lugupeetud raadiokuulajad, te kuulsite Kultuurisaat Roosiaed. Minu nimi on Heiki Aljasorg ja tänase saate teema oli Õhtumaa, Eesti ja Vatikan. Saate külaline oli tema eminents, kardinal, Vatikani riigisekretär Pietro Parolin. Peatse kuulmiseni.